Tallinna linnavalitsus algatas sisejuurdluse, mis puudutab Tallinna Põhjatähe kooli ja ka Tallinna avatud kooli ja seoses sellega tahetaksegi sisse vaadata kunagiste juhtimis- ja planeerimisotsustele. Lisaks huvitavad linnaisasid ka investeeringud. Kui palju on ühte ja teise kooli investeeritud? Mis ikkagi täpsemalt linnavalitsus segab? Eks sellele tuleb nüüd täpsemalt otsa vaadata. Eelmise linnapea ajal on tekkinud olukord, kus Tallinnas on kool, nimelt Põhjatähe kool, kus on 16 õpilast, 11 pedagoogi ja see kõik on investeeringuna maksma läinud 14 miljonit eurot. Ehk siis linn on kulutanud 1 miljoni euro ühe õpilase kohta umbes, et tuua üks koolikoht. See on täiesti ebanormaalne olukord. Kuidas, missuguste poliitiliste otsustusprotsesside tagajärjel see tekkis, see tuleb meil välja selgitada. Võttes arvesse kooli täituvust ja ka rahvastikuprognoosi, et Põhjatähe põhikool ei täitu. Olete kindel, kui me vaatame perspektiivis, kui suured arendused on tegelikult selle kooli ümbruses, siis te arvate, et ikkagi prognoos on negatiivne? Kui me võtame väga pikka perspektiivi, siis võib olla, aga hetke seisuga rahvastikuprognoos ja ka koolide reaalne täituvus näitab meile seda, et vähemalt üks kool ei täitu ja kui sellisel moel see koolivõrk eksisteerib, siis me hakkame automaatselt piirama haridusteenuse, kvaliteetse haridusteenuse kättesaadavust. Tänane linnajuhtkond rõhutab vajadust otsused uuesti läbi vaadata, ent mitmed vaatluse all olevad sammud tehti eelmise juhtimise ajal. Just siis kujundati ka Põhja-Tallinna koolivõrgu suund ja langetati otsused, mille mõjusid nüüd hinnatakse. On presenteeritud just ka avatud kool on kuidagi halb kool, toimib erakooli põhimõttel, mis ei vasta tõele. Alates september 2025 tegu on munitsipaalkooliga, aga ei vasta ka tõele, et linnale ehitati kooli 14 miljoni eest, mis seisab täiesti tühjana. Seal on ju Kalamaja põhikooli lapsed, et see koolimaja on ikkagi plaani järgi lapsi täis. Linna kunagi tehtud otsused mõjutavad kõige otsesemalt koole endid. Praeguste linnaisade etteheide Põhjatähe kooli suhtes on täiesti arusaadav, sest seal õpib tõesti vaid 16 last. Kuid praegu on see ka tänuväärselt asenduspinnaks. Tegelikult selles majas alates jaanuarist lisaks Tallinna Põhjatähe põhikooli õpilastele õpivad ka Kalamaja põhikooli 6.–9. klassid, mis tähendab, et siin majas tegelikult igapäevaselt õpib üle 200 õpilasse ja enam kui pooled ruumid, klassiruumid, muud ruumid selles majas on igapäevaselt kasutuses, kas siis Põhjatähe, Kalamaja või siis mõlema kooli poolt. Põhja-Tallinna koolivõrgu muudatused puudutavad ka avatud kooli. Kuid ka siin on kuulda linnaisade nurinat. Küll ei juhita seda kooli nii nagu munitsipaalkoolile omane, vaid hoopis nii nagu erakooli endiselt. Ja loomulikult on hambus ka see hoone renoveerimine, mis siis koos ostuga läks maksma 14 miljonit eurot. See hoone, millest nüüd räägitakse, see 14 miljonit on see Karjamäe 18 hoone, kus asub Tallinna Põhjatähe põhikool. Et meie hoone, kus me täna asume, on Auna 6 hoone, mis tõesti linn omastas ja ostis ära. Aga sel hetkel, kui linna munitsipaalkooliks saamise protsess algas ja käis, siis oli laual 2 stsenaariumit. Meie olime ja oleme siiamaani olnud kogu aeg avatud selles osas, mis puudutab aadressi või kuidagi hoonet, et meie ei ole nõudnud ühtegi hoonet, meie jaoks ei ole olnud oluline konkreetselt aadress, kus me asume. Me tahame, et meil oleks kaasaegne koolimaja, me tahame, et meie lapsed saaksid õppida parimas võimalikus hoones. See, kas see asub Põhja-Tallinnas ühel või teisel aadressil, ei ole meie jaoks kunagi olnud kuidagi teema või oluline. Tallinna sisekontroll peaks andma vastuse küsimusele, kas Põhja-Tallinna koolivõrku on viimastel aastatel kujundatud tegelikele vajadustele vastavalt või on otsused sündinud liiga optimistlike eelduste najal. Linnavalitsuse sõnul ei ole analüüsi eesmärk otsida süüdlasi, vaid saada selge pilt, kuidas edasi minna nii, et koolihooned oleksid sisuliselt kasutuses ja haridusvõrk kestlik.